Selle peale, kui kolmapäeval tegid sõitjad täiesti põhjendatud protestiaktsiooni, mitte jagades testkatse järel kommentaare, tuli rahvusvaheliselt autoliidult ikkagi selline maotu, sisutu, tõpralik vastus. Ühesõnaga, mida siis FIA vastas sõitjatele? Et me oleme valmis teiega maha istuma, aga pärast rallit seni peate teie olema siis nagu tublid ja kui te praegu ei räägi, on see teie süü ja üleüldse tegelikult see, et te niimoodi käitute, see on halb, pahatahtlik ja te ei oska reeglite piires olla. Ma tahaks alustada sellest, et tahaks kiita kõiki neid rallisõitjad, kes selle asjaga kaasa tulid. Sellepärast eelmine aasta oli sarnane olukord, kus Ogiele tehti trahvi sellepärast, et ta kritiseeris üsna pehmelt Kreeka ralli korraldajaid. Ja siis oli Ott Tänak ja Ogier järgmisel rallil need, kes selle vastu protestisid, aga nüüd tuli kogu punt taha ja see on kohe mõjuv ka. Ja teine asi on see, et isegi kui nagu tahaks sealt FIA selgitustest midagi aru saada, ei taha mingit vandumist, ropendamist, see selleks... Oota, aga kes keelab neil seda... Vormel 1 ju eeltsenseeritakse. Kogu raadiosüdemis eetrisse lastakse. Ei panda otse eetrisse. Kõik eeltsenseeritakse. Pannakse piiksud peale. Kes teil keelab sama teha, kui ei sobi? Ja tegelikult... Ärge laske eetrisse seda asja. Aga kõige hullem minu arust selle FIA puhul ongi see, et nagu Karl sisse vaatas ka, et hakkame siis rääkima alles või nagu peategelastega siis suhtlema ja arutlema, kui on paanika käes, kui on mingisugune protest, kui on mingisugune skandaal. Kus te 3 nädalat olite? 3 nädalat või seal need reeglid võeti ammu vastu, et samamoodi on olnud igasuguste punktireeglite asjadega, et millegipärast tahetakse seal FIAs ja paljudes muudes juhtorganites ka need otsused teha kuskil omavahel laua taga ära kuskil kontoris ja alles siis, kui mingi paanika tekib, siis lähme räägime asjaosaliste ja peategelastega.